Tere! Algab saade Meie kaunid kodud. Täna oleme me tulnud Jõelähtme golfikeskusesse, mille territooriumil asub see imelise arhitektuurse lahendusega kodu. Jõelähtme golfikeskus on küllap teada paljudele inimestele. Samas ei ole enamus meist kuulnud, et seal ka elatakse. Tänane kallis kodu, mida tutvustame, on ehitatud 2014. aastal ning sobitub maastikus suurepäraselt. Kaunist maja kutsusime avastama koomiku Mattias Naani, kes viimastel aastatel koos oma sõbra Tigran Kevorkianiga Eestis populaarsust on kogunud. Nii, hooaeg hakkab, uus aasta on käes, tuleb täna tuleb fopaa, Kelmis teeme stand-up. Tere, Mattias! Oi, tere! Tere! No kuidas on? Väga hubane on siin. Ma olen paar mintsa siin nüüd juba hänginud või ma ei tea, mis ma saate jaoks peaks vist valetama, et kauem. Aga siin on tõesti väga tore. Vaadake, mis avarvaade siin on. Siin on ka keskkütet vist ei ole. Ahjuküte golfiväljakule saab siit otse astuda, kui oskad mängida. Roheline kaart peab olemas olema, need on vist need kohalikud reeglid. Ja see on vist, kusjuures SA väljakus ma olen ise mänginud ühe raundi. See on küll vist nagu vaadatakse veits viltu sellele, aga mul endal green cardi pole ja siis ma olen cadina tulnud koos isaga siia salaja dressidega mängima. Et sa ikka lõid nagu seda palli kämasenud või sa otsisid seda? Lihtsalt otsisin. Pooleldi mäe sisse ehitatud maja, mida avastasime, on huvitava lahendusega. Elutuba ja köök asuvad teisel ja magamistoad esimesel korrusel. Kokku on 238 ruutmeetrises majas 5 tuba. Võib-olla kaamerapildis nii hästi ei jäänud näha, aga ta on küll suur, aga ta ei ole siuke massiivne. Ta ei ole nagu siuke uuerikka mõis või midagi sellist. Et siin minusugune täitsa võiks elada siin. Nii et saada mulle ka see pakkumise info. Teisel korrusel on aga avastamist veelgi. Me saame, siin on lihtsalt, mehele ikkagi on telekanurk kõige parem koht, kus olla saab siuke võõrsõna kasutada nagu eskapism, saab kaotada oma igapäeva mured ja nautida ilusat HD, võib-olla isegi 4K pilti. Me ei tea, mis telekas. Et tappa kanaleid. Just. Ja siis siin on ka põnev sisekujunduslik lahendus tehtud. Põrandaparkett jätkub seina peal. Just kui sein läheks edasi. Jah, kas see on siis nagu taotluslik või siis jäi lihtsalt ilgelt palju materjali üle ja siis lahendati see nii. Ülemise korruse teine ja sugugi mitte vähem tähtis ruum on köök. Öeldakse ju lausa, et köök on kodu süda. Siin on lemmikasi, mis ma tahaks ka oma koju kunagi saada, on siis, tahaks köögisaal või siis välismaa keeles kitchen island. Lihtsalt kuna ma ise süüa ei tee, siis ma võib-olla nagu lammutaks selle ära ja siia mahuks üks pingsilaut vist hästi. Sealt saab lihtsalt kraanistad vett juua ja mis mulle silma jäi on siin pole mingi suvaline Severini kubu. Et siin on, tundub, et täitsa siuke, samas ma ei ole sisustuspoodidest käinud. Enam äkki see on täitsa praegune trend ja igas majas on siuke, vist ei ole. Pigem sa sööksid kodus või ei ole see kööginurk sinu jaoks nii oluline, et sa oled pigem väljas käia ja väljas sööginautija? Meil on elukaaslasega väga tihti vaidlus, mul on see lähenemine, et selle jaoks on inimesed, ehk siis me tellime võib-olla koju, aga see jälle näitab, miks mul kogu aeg raha otsas on. Et ma ei ela vastavalt oma võimetele. Maitsekalt sisustatud maja üks oluline detail on kindlasti kunst. Seda leiab pea igast toast, ka söögitoast. Siin on hea tuttava Gert Hammeri maalike seinas. Tõenäoliselt peab ära uudutama mingid kohad. Või ei, see läheb kunsti jälle, siis ei pea. Kunstis on kõik lubatud. Ja siis teisel pool kohe vaatab vastu siis meessoo paralleel sellele. Ma eeldan, et selle peab kindlasti ära uudutama. Vabandust, monteerija, et sa pead seda nüüd rääkima. Aga mis sa sellest arvad, Mattias, et ma panin siin tähele, et siin on hästi palju küll avarust ja hästi palju aknaid, aga ma ei näe kardinaid.
Jah, see on, tundub, et siin siis on, elavad väga julged inimesed, tundub. Oled sa nii julge? Sina julgeks siin? Meil on esimesel korrusel elame praegu. Meil on küll mingi kinnine hoov nii-öelda, aga kui päevas 2 naabrit mööda läheb, meil on kogu aeg, ma olen isegi kalkapaberi teipil lihtsalt akende ette, et jumala eest lähed lihtsalt koopasse ära. Siin ma ei teagi, mis ma teeks öösel, kui tuled koju duši alt, siis lähed lihtsalt niimoodi. Enne kui asume avastama alumist korrust, uurime pisut, mida see piirkond üleüldse endast kujutab. Selgub, et Jõelähtme golfikeskuses asuti elupiirkonda rajama juba 10 aastat tagasi. Ja loomulikult on enamus kinnise ja valvega ala elanikke golfisõbrad. Ja siin on planeeritud kõik kinnistud nii, et üks külg piirneb golfirajaga, nii et sa saad otse ukselt astuda golfirajale. Kindlasti ostmise aluseks ei ole nüüd green card, aga enamus inimesed, kes siia tulnud on ja kellel enne seda golfipisikut pole, on ikkagi paari aasta jooksul proovinud golfi ja hakanud tegelikult seda mängima. Vähem tähtis ei ole muidugi see, et meri jääb keskusest vaid paarisaja meetri kaugusele. Pealegi on tegemist Rebala muinsuskaitsealaga, kust leiti märke 5000 aasta tagusest asustusest. Nii kannabki golfikeskus üsna suurt vastutust. Nojah, mul on see õnn ja rõõm, et tegelikult on kõik üks tervik ja kogu see tervik baseerub 2 jalal. Selle koha ajalool ja sellel loodusel, mis siin on. Ja ma näen ja tunnen, et minu ülesanne on, et hoida seda, väärtustada seda ja hoolitseda, et seda mitte mingil juhul keegi ära ei rikuks. Täna tutvustatav maja on City24 portaalis müügil 400 000 euroga. Siin piirkonnas lisaks sellele majale, kui on huvi, on võimalik osta ka krunte, nii et siis tuleks lihtsalt helistada ja küsida. Nüüd aga edasi hoone avastamise juurde. Mattias viis mind esimesel korrusel asuvaid magamistube avastama. Vaatame siis magamistubasid, siin on kokku neid 3 tükki. Ja siin on esimene see on vist ainuke tuba, kus kardinad on. Ehk siis siin tõenäoliselt magab omanik või eelmine omanik. Ja põnev on see, igast aknast mahub inimene läbi, kui me vaatame järgmisi. Ma arvan, et tead, kui on juba teismelised lapsed, siis neile kindlasti see kodu meeldib. Ja. Sest ju tahaks ju salaja hiilida välja õhtul, võib-olla pruudi juurde. Kui keegi mureb sisse, siis sa kuuled, et saad kohe välja joosta. Sest muidu, kui magamistuba oleks üleval, siis pead mingi batuudi panema hoovi ja et selle pealt arvestama, kuidas sa kukud, et sa nagu haiget ei saaks. Kuigi ma tean ennast teades, kui ma Puurispäeva tuleks, ma roniks redeliga teisest korruselt siis. Lihtsalt, et keerulisem oleks ja lugu oleks rääkida. Siin on siis veidi suurema voodiga magamistuba, aga mis õudusfilmides ka alati viga tehakse, nagu üldiselt need naised siis, kelle tuppa majja tungitakse, et nad jooksevad trepist üles, aga siin ongi see eelis, et siin on igas magamistoas, saad siit välja minna. Nii et kui siin mingi õudukas juhtuks ja keegi ikka trepist üles jookseb, siis ei ole, siis on pole lihtsalt. No õnneks siin nagu naabreid ei ole ja selles mõttes ei ole üldse hullu, et minule tundub küll väga turvaline. Sinna poole. Jah, siin on tõesti turvaline. Ka kuulub esimese korruse juurde saunakompleks. See, mis siin sauna ees on mu lemmik. Tihti tahad minna elukaaslase või parima sõbraga korraga duši alla ja lihtsalt pead olema niimoodi, esiteks mahu on ju, siis on nagu niimoodi, aga siin on mõlemal. Pluss on temperatuuri vahe tavaliselt elukaaslasega. Nagu autoski vaata, miks on need 2 eraldi poolt autodel. Sauna juurde kuulub aga ka õues asuv kümblustünn. See klassikaline olukord, kus inimesed on siis veidi joogised õhtul, väike siuke, meeste ja naistega on siuke kokkusaamine, grill käib, mehed on ennast veidi täis joonud ja siis lähme kõik koos mullivanni. Ja siis enne, kui naised hakkavad oma trikoosid selga panema, mehed juba alasti siin sees ja loodavad, et järsku täna on see vabameelne õhtu, kus naised tulevad ka alasti üldiselt kunagi julda. Ma olen ise kogenud seda. Selline pisut kummaline sai siis ringkäik selles kaunis majas. Aga ühesõnaga majast oleme nüüd piisavalt rääkinud, tegelikult tahaks nagu süüdimatult ennast ka promoda, et istume äkki siia diivanile
annad mulle ka võimaluse siin. Oota nagu, mis asja? Mis mõttes, mis asja? Kas ma näen toppa, et mul on mingid vennad siin või? Ei, ta oli kogu aeg ju. Palun. Kogu aeg olid siin? No, muidugi. Ammu juba. Jah, ta on mu väike siuke lõbus vari. Aasta on möödas jälle ma kasvatasin novembri pool endale vuntsid ette ja see hakkab. Mattias ja Tigran on tegelikult head sõbrad ja ka lavapartnerid. Lähiajalgi on tulemas üks suur show. 24. aprill siis Alexela kontserdimajas. Uksed avatakse 19, piletilevis saab pileteid, veel on pileteid, mingi ostke pileteid, palun. Et soovitame tulla vaatama, ei ole süke erakordne stand-up show, teeme tantsu ja teeme muusikat ja saadame inimesi välja ja toome sisse igasugust nälja saab. Need, kellele täitsa uus info, siis jah, meie Tigraniga esineme seal, selle ta unustas öelda. Meie esineme Mattiasega. Mina ja Vunts on nimi. Aga mis siis teeb teie selle stand-upi nii eriliseks? Ma olen varem öelnud, et meil on üks armeelane laval lihtsalt. Show nimega Nina ja Vunts. Mina olen Nina, tema on Vunts. Piletid on piletil levis, yeah. Aitäh! Põgeneme.